said, don't drink her potions, she'll kiss your neck. Ja tervist, tere tulemast ja kaunist kevadet kõigile. Tegemist on siis terviseseminariga ja kevade eri, kellel on kevadväsimus, kellel mitte, kas see on nüüd toitainete puudus või mitte. See on hea küsimus ja täna saame seda arutada siin. Tegemist on nüüd natukene personaalsema terviseseminariga, kus Lea ja Eneli näitasid initsiatiivi üles ja palusid nüüd oma kogemuste, oma juttude ja sõprade tagasiside põhjal korraldada sellise seminari, kus me räägime lahti tervise alustalad ja vaatame, et kas on see tõesti vältimatu, see kevadväsimus või mitte. Aga kuna see on selline, kõik on kutsutud sõbrad siia, siis kindlasti on teretulnud igasugune arutelu, et võite kätt tõsta ja siis chati kirjutada või proovida vahele segada, kui ma liiga hoogu lähen, et vahepeal mõni küsimus pärast läheb meelest ära. See on väga okei. Et ei pea ainult see monoloogi vormis siin olema. Näiteks Tõnu kirjutab, et mul ei ole häält. Kas teistel on hääl olemas? Ja teistel on hääl olemas. Seega Tõnu vaata omal arvuti settingud üle ja vaata, et sul seal ei oleks kuidagi seal hääle nupud maas. Siis panin salvestama. Loodame, et salvestus õnnestub, et kui Tõnul hääl ei tulegi välja, siis järelikult ta saab vaadata siis seda tagasi salvestust. Ja ega siin midagi ei olegi, et kõige lõpus siis veel ilmselt võtaks siis tervisealased küsimused, vastused ja prooviks olla siin ajaraamis ikka tunni ajaga vähemalt hakkama saada, on ju. Ja kindlasti, kellel on päris personaalsemaid küsimusi, on ju, siis alati saab ju mitte siia laia chati kirjutada, vaid kindlasti, et kes sind kutsus siia, siis temale kirjuta ja võimalik, et hoopis on vaja eraldi neid teemasid arutada. Et nii ja naa, et kuidas kellelgi tunne on, et võtame nagu mõnusalt ja naudime protsessi, on ju. Aga kas on kohe hetkel juba eos, enne kui alustame, ettepanekuid, küsimusi? Ja kui ei ole, alati siin on päris palju rahvast kogunenud, et mul võib-olla on kindlasti lõbusam, kui te olete ka pildiga, et siis ma näen teie emotsioone vahetuid. Aga kui loomulikult on teil kodused toimetused paralleelselt kõrval või olete autoroolis või jumal teab, kus kohas te olete või kõnnite või telefon on taskus ja on tupsud kõrvas, siis et aktsepteeritud on ka nii. Aga aitäh, 123, 123 pildi eest, väga super. Vähemalt vahetu emotsioon ja tagasiside on alati teretulnud. Aga kui nüüd küsimusi ei ole, ma jagan oma teist ekraani ja hakkame alustama või ma teen kohe sissejuhatuse, kes ma üldse selline olen. Et tegemist, mina olen Tanel Ermel ja toonitan üle, et ma ei ole siis toitumisnõustaja ega arst. Seda ei mängi ka kindlasti, on ju. Et olen hariduselt jurist. Küll aga, mis on nagu elus siin juhtunud, et 9 aastat olen ma siin praktiseerinud teatud tervise ABC alustalasid, millest täna tuleb juttu. Ja see praktiseerimine on siis selleni viinud, et 2016 aasta jaanuaris oli viimati mina üldse haige olin. See tähendab, nii, ma panen pausi, jah. Et viimati olin üldse haige, see tähendas seda ka, et ei ole mul nohu ega köha ega midagi esinenud, et üle 8 tunni ma kindlasti ei ole ennast kuidagi halvasti tundnud, on ju. Ja järelikult ma mingeid praktikat teen õigesti. Et kas see on nüüd osa sellest, mis ma täna räägin, kindlasti on see, aga kindlasti on siin palju muud mängus ka, on ju. Et igaüks saab kindlasti mingit osa.
kõik see kindlasti, ma ei pretendeeri igavesele tõele, et see, et mida Tanel räägib, see nii on ja nii peabki olema. Nii meil on loodus ja inimkeha niivõrd erinevad, et igaüks on meil ikkagi personaalne isiksus on ju, ja 100% see toimivaid lahendusi kunagi ma ei teagi, et oleks olemas on ju. Et võtame kõik mõistuspäraselt, mis ühele toimib, teisele võib-olla ei toimi, aga see, millest ma vähemalt räägin, see minul perel toimib, tuhandetel teistel inimestel ka, keda oleme siin aastatega aidanud, on ju. Ja teadus samamoodi toetab kõike, on ju. Et alati saab ju holistiliselt ja vaimselt läheneda või hoopis teisipidi asjale läheneda, aga kindlasti toetab teadus kõiki neid meetodeid, millest ma täna räägin, on ju. Vot, aga ma jagan oma ekraani ja siis hakkame minema. Nii, ma loodan, et on ilusti mul slaidid näha, eks ju? Super, väga hea. Nii, ma sätin endal siit, mul on kaks ekraani. Teie näete mul ühte ekraani, mina jutustan teises ekraanis ja ma teen omale siia oma ekraani, täitin ka natukene mugavamaks. No nii. Ehk siis tervis ja kevadväsimus ja kas on toitainete puudus või mitte. Et mina väidan sellist asja, et kevadväsimust kui sellist ei ole niivõrd-kuivõrd olemas. Kui meil oleme ilusti, selles mõttes oleme kõik toitained saanud, me oleme puhanud, meil ei ole stressi, on ju, ja me oleme nii-öelda oma eluga kohas, kus me tahame olla, et me oleme puhanud ja midagi häda ei ole. Et ei ole vahet, et meil talv läbi pole päikest näinud. Muidugi mul on natukene jah, ma loodan, et keegi selle peale nüüd kohe ei vihje, et Tanel, et kuule, et halloo, et mida sa siin jutustad, on ju, ise oled näost niimoodi keskmisest pruunim, on ju, ja siis loomulikult sul ei ole nii kevadväsimust. Ja tõsi ta on, ma olen just äsja tulnud praegu Indoneesiast 3 nädalat, et olekski patt mingist kevadväsimust rääkida, aga need aastad, kus ma ei ole isegi käinud kuskil talvel, on ju, juhuslikult Covidi ajal mõnikord ei saanud minna, on ju, siis ikka seda kevadväsimust ei ole. Seega, et kas on see päike või ei ole päike, ikka oleme sisemiselt rõõmsad ja täna räägingi sellest, et kuidas seda tagada ja kuidas olla selline, on ju. Aga tervislik eluviis hõlmab mitmeid aspekte, on ju, nagu tasakaalustatud toitumine, regulaarne liikumine, piisav uni, stressi haldamine, on ju, ja need igapäevased harjumused aitavadki meil siis säilitada energiat ja üldist heaolu, on ju. Ja sellest peab ka aru saama, et tervis on ju teekond. Et mulle meeldis, et kui siin Tartus oli, ma arvan, kuu aega, poolteist kuud tagasi oli üks terviseseminar ja seal kohe üks naisterahvas küsis, et nii, et aga kui ma olen selle tervise kätte saanud ja saavutanud, on ju, et siin näiteks tervisetestid kõik teinud ja kõik on ilusti rohelised ja kõik on korras, et siis ongi nagu klõps valmis ja nüüd ma olengi siis nagu ilusti tervislik ja terve ja ongi kõik, on ju. Ei no selles mõttes jah, kõik, et siis sa nagu jätkad seda teekonda, mida sa oled sammunud, on ju. Et see on see, et täpselt samad tegevused viivad samale tulemusele, on ju, et kui needsamad tegevused, mis sul on, need viivad sind väsimusele, väsinud olekule või haigusele, siis järelikult needsamad tegevused on ju väärad, seal peab mustrit muutma. Ja kui need täpselt samad tegevused, sa oled saavutanud hea tervise ja needsamad tegevused on viinud sind hea tervise juurde, siis järelikult sa pead jätkama nende samade tegevustega. Et miskipärast auto puhul mõeldakse nii normaalselt, et ostan uue auto, on ju, ja vahetan seal õli, vahetan rehve ja siis, kui midagi laguneb, vahetan juppe, on ju. aga inimese puhul mõeldakse, et nii me nagu oleme ja ei pea üldse siis hoolitsema. Ei, me peame sellest igapäevaselt hoolitsema, nii vaimselt kui füüsiliselt, et tervis on selline pikaaegsem teekond, on ju. Aga, aga mis see siis, mõelge, et kui huvitav, et 1946 aastal juba siis Maailma Terviseorganisatsioon pani definitsiooni paika, et nii-öelda, mis see tervis siis on. Ja mis on selle definitsiooni juures nagu äge, on ju, et, et kas tervis tähendab seda, et me oleme terved, et kui me oleme näiteks kurvameelsed? Ei,
Järelikult see tervis on nagu selline suur tervik, et kui meil on ikkagi, me oleme 35-sed, on ju, ja meil on mõni talumatus, nohu, köha, on ju, või akne või meil on menstruaaltsükli häireid või kõht kinni või lahti pidevalt, on ju, kas me oleme terved? Ei ole terved tegelikult, me peame mõtlema selle peale. Et paljud ütlevad, oi, see on normaalne, et vaata passi. Aga kas see pass mitte ei ole selline vabandus, et miks ma pean seda passi vaatama, äkki ma pean hoopis oma toidulauda vaatama, aga seda on väga raske vaadata äkki. Oma mentaalset seisundit, seda on väga raske vaadata. Endale otsa vaadata peeglist väga raske. Mul on lihtsam öelda, tegelikult see pass on süüdi selles, et mul selg valutab. Aga noh, mul on ka kerge rääkida, et mul midagi ei valuta, aga selleks on 9 aastat tööd tehtud, et igapäevaselt. Et täna nendest nippidest tulebki nii-öelda juttu, on ju. Ja nende terviseteemadel 9 aastat on nii palju juttu tulnud inimestega. Ja ma imestan alati seda, et kui sa küsid, et kuidas see tervis on ju, ja kõik on väga hästi, ma olen super terve ja hakkad lähemalt rääkima, et inimene võtab päris mitut ravimit, et üpris tihti mingi kolesterooliravimid on ju, siis on diabeediravimid on ju, siis on siin mingi vereloome, mingisugused ravimid peal on ju, see ei ole terve enam, et kui nüüd vaadata statistikat, siis eluiga on meil aastatega nüüd tõusnud, keskmine eluiga, aga tervelt elatud aastad on vähenenud. Vaat see on nagu see nukker statistika. Et tegelikult peaks nii olema, et tervelt elatud aastad ju tõusevad. Et see tähendab seda, et me oleme oma täisväärtuslikult elanud. Näitan natukene sellist statistikat, need nüüd järgmised 2 slaidi ei ole väga head mul, et ma ajanappuses ei jõudnud neid ümber teha, aga ma seletan korra lahti, mis ma tahan siin öelda. Et paneks lihtsalt nagu laiemalt mõtlema, et mis see tervis on ju, võrreldes siin teiste elualadega. Et kui me paneme tähele, et siis näiteks politsei ja pääste tegelevad siis ennetusega väga palju, sellepärast me teame kõik, et reageerimine on kallis, väga kallis. Siis meditsiin tegeleb reageerimisega. Kas meil meditsiinis raha on ja kogu aeg on seal mingid nappus ja puudus ja mingi jama toimub. Et kahjuks ennetamine on jäetud inimese hoolde igapäevaselt ja arst tegeleb selle materjaliga, mis talle lauale antakse, on ju. Et mitte keegi ei räägi või võidakse rääkida küll, et kuule toitu korralikult, on ju, et ära suitseta või midagi taolist, on ju, aga mis need päriselt valemid on, et kuidas siis terve olla, no see on natuke keeruline. Ma mäletan küll, et siin oli 10 aastat tagasi, mul isal oli põlvedega jama, et siis arst ütles talle, et aga mine söö kala. Ehk siis viidates, et oomega-3 oleks vaja. Ja mida tema tegi, läks Maximasse, ostis kõige odavamat Norra lõhet ja sõi seda järjest. Mis ta sellega saavutas? Ei saavutanud oomega-3 kasvatuse kalas ei ole, vaid ta tegelikult põletikuline seisund hoopis tekib, on ju. See on veel hullemaks teeb oma tervise, on ju. Et see on siis selline nii-öelda ennetuse pool või? Ei, et ise peab selline päris tark olema. Nüüd vaadates seda graafikut, see on nüüd esimene, see on nüüd 2016 aasta Eesti surmade pilt ja järgmine on 2024. Et siin ei ole selle 10 aastaga põhimõtteliselt või 9 aasta põhimõtteliselt mitte midagi muutunud. See on sarnane statistika on täpselt. Ehk siis näiteks veresoon, et iga aasta meil sureb ära keskeltläbi selline 14,5 kuni 15 000 inimest. Ehk siis umbkaudu 40 inimest päevas läheb surma, aga enamus neist on siis, võiks seda vältida. Näiteks veresoonkonna probleemid, see on ennetatavad veresoonkonna probleemid, kui me oleme paarkümmend aastat ilusti kõik endast oleneva teinud. Erandid loomulikult on ka, on ju, et siin ei ole lõplikku tõde, on ju, aga enamus sellised haigused, millega inimesed surevad, tegelikult oleks võinud need olemata olla. Või siis vähilised, 24% on siin näiteks igasuguse vähkidega mindud ära, on ju, vähid ka, enamus on ennetatavad, on ju, aga siis näiteks ongi, et vigastused ainult on paar protsenti. Ehk siis terve bussitäis inimene iga päev sureb ära sellepärast, et tegelikult oleks võinud elada hoopis täisväärtuslikku elu.
aga kas sellele väga palju lõhku pööratakse? Kui buss läheb kraavi ja kõik ära surevad, ma arvan, et see uudis on siit, kui Eestis seda juhtub, siis on Hispaaniani väljas see uudis, on ju. aga kui meil igapäevaselt niimoodi sureb inimesi ja keegi ei pane tähele, see on normaalne, arvatakse. Et see ongi normaalne, et me oleme haiged ja normaalne, võtame ravimeid ja mis seal ikka, on ju. Aga see tegelikult ma näen, mis minu 9-aastane teekond on olnud, et see ei ole okei. Et ma arvasin samamoodi vanasti, et tervis on juhus. Ei ole juhus, see on teadlik valik, mis elu me elame. Ja kui sul on kevadväsimus, see on sinu enda teadlik valik, et sul on kevadväsimus, selle lihtsalt peab lahti muukima ja vaatama, mis seal taga on ju. Et ma ei ütle, et see nüüd nagu kerge on kohe, et jah, et oi, Tanel, sul on hea rääkida muidugi on ju, et jaa, mul on jah hea rääkida, sellepärast et mul on teatud praktikad taga olnud. aga kõik see on saavutatav. Ja kui me vaatame nüüd näiteks 2024 pilti, see nüüd graafik, ma ütlengi, et need halb on võrrelda, aga kui ma nüüd vaatasin neid numbreid siin taga, et siis täpselt sama on ikkagi veresoonkonna haigused on ju, kasvajad on ju, et see pilt on täiesti sarnane kogu aeg, on ju. Ja see, millest täna räägib, on puhtalt tegelikult seesama teema, et elustiili haigused, et elustiili haigused ja nende ennetamine. Ja mida varem me elus endal kõik korda sätime, juba lastel, juba raseduse ajal on ju, seda parem ja vitaalsem elu, keskkond, perekond meil kõik on ju. Aga ma ei tahtnud mingit morbiidne olla siin on ju teemal on ju, ma lihtsalt tahtsin öelda, kus see reaalsus on. Et tegeleme ennetusega, mitte reageerimisega on ju. Aga selleks me peamegi step by step nüüd algusse minema tagasi on ju ja vaatlema, et mis asi see tervis üldse on. Et see töö on tellija materjalist, on ju, et arstid vaid toetavad meid. Aga kui meil näiteks tervises midagi kisub viltu, siis me peaksime vaatama sellesama nii-öelda selle rõnga peale ja leidma siit selle osa, mis siis juhtus. Näiteks tervisel kõige esmalt loeb selles samas järjekorras ka, et meil peab olema eluterve mõtlemine, uni, toitumine, liikumine. Kui me mõtlemises või stress läheb ka sinna alla kõik või negatiivsed mõtted on ju, et kui meil siin tekivad häired, siis see on kõige olulisem paneel, millest sõidab see kõik, kogu tervis üle. Me võime siin toitumises ja liikumises teha sporti palju tahes on ju, aga meil tervis läheb ikka allamäge. Punkt 1 on see, et vaimne tervis peab korras olema. Me peame olema alateadvuse mõttes juba, et meil ei tohi stressi olla, aga midagi me peame olema tõesti vaimselt, mentaalselt terved, et me tahaksime päris terved olla. Siis uni peab olema terviklik niimoodi, et kui keegi ütleb, et jaa, ma magan küll ju 8 tundi igapäevaselt või 7 tundi igapäevaselt, on ju. Aga kas sa lähed sügavasse unne, kas sa nagu puhkad päriselt välja või sa ärkad üles ja oled ikka väsinud? Vot see on see vahe. Et normaalne on see, et sa magad ära ja tuled hommikul, mõnus, ilus päev, äge, lähme toimetame. Vaat see on nagu selline esmane reaktsioon sul hommikule, et sa oled välja puhanud ja mõnus toimekas päev on ees selline, et sa oled nagu vitaalne rõõmus. Siis toitumine mõjutab muideks sama seda und ja mõtlemist, sellepärast et toitained, me kohe liigume rakkude põhiselt ka, et see mõjutab iga rakku ja iga rakk mõjutab meil samamoodi mõtlemist ja kõike muud tervislikku ja toitumine meie tervislikku väljanägemist veel. Ja kui me oleme üle toidetud, siis see mõjutab meie liikumist ka, me ei saa liikuda. Tean seda omast käest väga hästi, sellepärast et millal see oli siis 2016 aastal, kui ma kõike nii-öelda kõige vitamiini, mineraalide ja rasvhappetega kokku puutusin, siis minul oli juba aastaid olnud hüppeliigestega probleemid. Niimoodi, et muidugi, et mul ei olnud selles mõttes midagi, et ma võisin liikuda mis iganes. Aga kui ma näiteks läksin jooksma, siis ma ei saanud joosta, kuna mul siis järgmised päevad kõik hüppeliigesed valutasid. Ja igapäevased tegevused näiteks, et suvel nagu muru niitmine, see oli nagu selles mõttes nagu hull lugu, et ma niitsin muru ära ja järgmised päevad lonkasin, on ju. Ja ma olin siis ometigi 35, 37, 38, on ju. Nüüd ma praegu olen, mis ma olen, 47 pluss, saan varsti 48, ammuilma pole mitte midagi, võin jooksma ka minna, pole küsimust, on ju. Et järelikult ongi, et kui meil on mingid liigese hädad või probleemid, on ju, või kaaluprobleemid, siis meil on liikumine ka takistatud. Järelikult on kohe automaatselt kõik muud tegevused ka takistatud, on ju.
nüüd paljud, ma olen kuulnud seda, et aga et Tanel räägib, mis sa räägid, on ju, aga ma ei saa, mul on kõik geneetilised vead, küll ma olen geneetiliselt ülekaaluline, on ju, ja geneetiliselt on mul kõik haigused ja geneetika on sinna-tänna. ja tõsi, on geneetilised eelsoodumused, on ju. Kindlasti ma ütlen, et on erand, et ma üldistan, on ju, et ma räägin, mis enamus on. loomulikult on erandeid, on ju, kus on päriselt nagu on tõsised probleemid, aga üldiselt 95% on suured vabandused, mitte ei ole need erandid. Et geneetikaga on selline lugu, et kui meil on näiteks kaasasündinud sellised või me oleme saanud oma vanematelt, esivanematelt sellised haigused näiteks, et ongi kõige lihtsamad nii-öelda igapäevasemad vähilised, näiteks on meil eesnäärmevähk või siis on rinnavähk, onju. Et siis infoks teile, et kui teil see geneetilises koodis on, seda te saate testida, onju, et teha geeniteste ja seal, kui teil joonistub välja see soodumus, siis ärge muretsege, teil ei juhtu mitte midagi. Te ei pea muretsema oma vähidiagnoosi pärast, et kuna see geneetikas teil on. Sellepärast, kui te teete siin esimeses pooles kõik õigesti, mõtlemine, uni, toitumine, liikumine, siis neid samu geene sisse lülitada. Geenid on nagu lülitid. Kui teete seal esimeses pooles kõik valesti, siis plaks ja teil see nii-öelda see haigus esineb. On ju. Loomulikult jällegi erandid, aga ma räägin sellest suurest üldpildist, on ju. Et lihtsalt mulle endal oli see kunagi kõik uudiseks, mida siin on teadusmaailmas siin välja uuritud ja räägitud. Siis mõjutab keskkond 20% meie seda tervist, on ju. Ja siis tervishoid. Ja kui midagi elus sul on ju, siis vaata, kus see viga siin juhtus, siin rõngas ja paranda ära see viga. Et tavaliselt tegelikult ma näen, et mis siin on, et alati stress üpris tihti, igasugu lahutusprotsessid, kolimised, koondamised, need tavaliselt on kõige hullemad, on ju. Et ülejäänud tegelikult siin tulevad takkajärgi, on ju. Ja toitumine tavaliselt on sellepärast, et inimesed ei tea lihtsalt, et see poes, mis me sööme küll hästi, aga me ei tea tegelikult seda, et me ei saa toitaineid või me saame valesid toitaineid ja valesid rasvu, on ju. Et sellest räägin kohe edasi. Aga liigun siin natukene nüüd spetsiifilisemalt, on ju, kogu aeg liigume spetsiifilisemalt ja räägime täna siis enamuses siis toitumisest just. Aga kui teadlikult me siis toitume, on ju, et palju me mõtestame lahti, et miks me üldse sööme, et pakun välja, et enamus inimesed söövad ikka naudingus, vaatad, ah, eile sõin ma kala, täna tahaks liha, sealiha ei taha, võtaks loomaliha, võtaks kanaliha, selle isu on, siis võtan kooki, on ju, me oleme heaoluühiskond, et me võtame isude järgi asju, on ju. Et väga teadlikud inimesed või kes päriselt tunnetavad oma keha, võtavad nüüd selle järgi, mis nende rakud ütlevad neile, on ju. Muideks infoks on see, et mille pärast võib ka näiteks inimestel kaalutõus tulla ja hirmus näksimise isu näiteks, on ju. Sellepärast, et me oleme toitainete vaeguses, et me sööme küll kõhu täis, on ju, aga me oleme ülesöödetud, kuid alatoidetud. Ehk siis toitained selles toidus, mis me sööme, ei ole. Ja kõht on küll nii-öelda täis, aga meie rakud ei saa kätte neid toitaineid, mis on vaja. Et kujutage ette, et me ju koosneme rakkudest, meil on ju, jumal, me olemegi rakukogum, on ju. Ja me oleme siis, noh, me oleme keemiatehas, on ju. Et masinateks ja seadmeteks on organid ja koed, on ju. Organid ja koed koosnevad rakkudest ja rakkud on meie ehitusmaterjal. Rakkude ehitusmaterjal on ju see toit. Aga kui me näiteks sööme nüüd näitlikult nüüd makarone hakklihaga näiteks, on ju, siis kuskohast meie rakud erinevad, silmarakud, naharakud, ma ei tea, kopsurakud, juukserakud, luurakud, kus nemad saavad need kõik erinevad toitained, et neid rakke üles ehitada, on ju. Ja kui need on puudu, siis kuigi kõht on täis, aga siis antakse signaal. Rakk annab signaali, et kuule, tahan toitained. Inimene oma masinavärgiga tõlgendab ajus seda. Kõht on tühi, lähen külmkappi, hakkan näksima, võtan juustu, võtan vorsti. Tegelikult on see, et kuna ajukeemia on natukene sassis tänu valedele rasvadele, oomega-6 liiga palju näiteks on ju, või on oomega-3 alamrasve natukene vähe ajus näiteks on ju, siis ei ole seda head meeleolu tunne, et võtaks šokolaadi. Nii mõnus, see teeb hea tunde on ju. Et loomulikult, et see automaatselt tegelikult teeb hea tunde, see on asendusaine, on ju. Et või siis võtan, kuule, võtan väikese veini õhtul, on ju, või võtan alkoholi, et natuke tipsutan, on ju. Et
see kõik üpris tihti jääb ära, näksimised, tipsutamised on ju, või siis igasugused šokohoolikud, on erandid loomulikult, on ju, et aga enamuses jäävad ära need, on ju, kui sul on tegelikult on kõik toitained olemas, on ju, ja sul on ajukeemia ka korras, on ju, toiduga näiteks, et see on minu praktika lihtsalt, et mitte ainult minu, vaid väga hea on vaadata näiteks, kui tavaliselt oma neid kliente ja sõpru ei näe ju igapäevaselt, on ju. aga kui sul on näiteks tööl avatud kontor ja sul on kliendid sealsamas töötavad, kus sina, siis sa näed nende muutust väga hästi kõrvalt. Ja sa tead, ma tean ju, millised muutused võib inimesele eeldada, on ju, et esiteks ta ei jää haigeks enam, on ju, kui ta käib sinuga sama terviserada, on ju, ta hakkab kommikausist avatud kontoris mööda vaatama üpris tihti, on ju, ta ei puudu töölt, kuna tal lapsed hakkavad terved olema, on ju, noh, sa näed neid muutusi, on ju. Et ma olen selles mõttes, et kõik igasuguseid erinevaid etappe siin läbinud oma praktikas, nii enda vaates, pere vaates kui klientide vaates, on ju, vaat. Et ja kui rääkida, kui teadlikult toitume, et mida me ostame siit poest, on ju, ostame reklaami ja hinda, aga siis me saamegi tegelikult odavat, lihtsalt toitu, millel puudub sisu, on ju, see toit täidab kõhu meil ära. Et me peaksime ju niimoodi mõtlema, et nii, eile ma ostsin maksale ja luudele toitu, nii, täna võtan silmadele, nii, homme võtan ajudele. Andke andeks, tõesti, ma ei mõtle nii. aga põhimõtteliselt me võiksime nii mõelda ja peaksime mõtlema sellepärast, et me sööme, et ennast üles ehitada kogu aeg. Rakud, kõik kaasa arvatud, ka hambarakud, luurakud, kõik, me oleme kogu aeg ju tervene protsess, on ju. Et me kogu aeg muutume, et me kõik ühed rakud, kui mäletame sellest vanast kooliajast, on ju, et siis rakud on pooldumise teel, see inimkeha muutub ja üks rakk siis pooldumise teel, üks läheb raku surma ja siis teine pooldub sealt, on ju. Nii kaua, kui üks telomeer seal otsa saab ja rakud enam ei pooldu, see tähendab vananemine. Et juba ääremärkusena tuli, et siis nii palju kui, et kuni, see oli minu meelest, kas see kuni 35 meil, et 20. eluaastast meil siis kuni 20 eluaastani üks rakk jaguneb ju paljudeks rakkudeks, noh, laps kasvab ju suureks, on ju. Siis 20. kuni 35-ni meil rakud poolduvad üks-ühele ja 35 pluss siis paljud rakud enam ei pooldugi. See on siis vananemine meil. Ehk siis hoolitseme selle eest, mis need rakud on üldse alles jäänud veel. Ja kõigis rakkudes need telomeerid kogu aeg lühenevad ja kui nad kiiresti lühenevad seoses ka elustiiliga, siis põhimõtteliselt see ongi, et meie nii-öelda rakud lähevad rakkusurma kiiremini. Et hoolitseme nende pisikeste tegelaste eest. Aga miks ma seda biokeemilist või seda pilti näitan, et ma ei kavatse kõigist siin mingit arste ja doktoreid teha, on ju. Lihtsalt aru saaks, et me oleme uuenev keha. Me koosneme rakkudest, on ju, ja me kogu aeg uueneme. Põhimõtteliselt, kui te pole 10 aastat kedagi näinud, siis teoreetiliselt see on täiesti uus inimene. Täiesti uus inimene. On ju. Ehk siis kui noh, ongi süda, noh, siin on need südame mingid lihased on siis 20 aastat, meil on põhimõtteliselt, et siis 4-5 uut südant, oleneb kaua keegi elab, on ju, et nii mitu südant on sul elus, on ju. aga kui inimene tahab ruttu ja kiiresti terveks saada, et näiteks on 40-ne ja tal on mingi põlveliigesed valusad, on ju, või on mingisugused terviseprobleemid ja ta tahab kuu ajaga terveks saada oma haigusest, siis andke andeks, kuidas see võimalik on. Et selle peale peaks inimene nagu mõtlema, et kui telekas reklaamitakse, et jaa, paned tiklaki peale ja sul põlv ei valuta enam, aga mida see teeb, see võtab sümptomi ära. Oluline on tegelikult see põlvevalu ära võtta, mis see tekitas seda põhjus. Kui sama tegevus viis selle valuni, mis sa elus oled teinud, siis sa pead muutma seda tegevust ja siis see lõpuks see valu kaob ära, mitte see, et sa määrid mingit asja peale, on ju. Et sa pead ootama, kuni sul kõik needsamad, millest koosneb see raku kogumid või see organ, see peab välja põhimõtteliselt vahetuma sul ju. Et vaikselt, kui seal on mingit materjali, mis vahetuks, siis, et nagu öeldakse, et vist menisk on ju, paljud ütlevad, menisk kasvab kokku on ju omadega, aga paljud ütlevad, et ongi vist, ma ei mäleta, kas 35 või 40, ega ta enam ei kasva ka kokku on ju, noh. Siin on ka kaheti arvamusi, et noh, et kui on midagi parandada seal selles kogumis veel, raku kogumis, siis on, aga kui ei ole midagi parandada, kui me oleme 20 aastat asju valesti teinud, on ju, siis ei ole niimoodi, et me kuu ajaga saame terveks või isegi 4 kuuga saame terveks, on ju. 4 kuuga uuenevad meil vererakud, on ju. Et meil saame vere välja vaetud, aga kui isegi verepilt on ilus meil,
kas see on siis, kas meil kõik luud on juba terved ja kõik lihased ja kõik asjad? Ei ole. Need rakud vaikselt vahetub välja. Ehk siis anna oma kehale aega, pikka aega, et siin ongi, et noored inimesed siin võivad terveks saada mingitest haigustest, täielikult paraneda, siin ongi paari kuuga, onju. Aga mida vanemad inimesed on, see pikem protsess on. Et minul näiteks, kui see hüppeliigesed mul 2016 olid valusad, siis ma märkasin seda, et kui ma jaanuarikuust ajasin näiteks oma rasvhapet korda, vitamiinid, mineraid korda, et siis need hüppeliigesed olid korras või noh, enam ei valutanud peale mingi muruniitmist, see oligi, et siis muruniitmise aeg, et jaanuarist hakkasin pihta minema ja ma arvan, ma märkasin juunikuus seda, et kui midagi ei valutanud enam. Ja vaadake, et siis, kui mitte midagi ei valuta, siis sa ei pane seda tähele. Siis, kui valu tekib, siis alles hakkad tähele panema, onju. Et siis on neid tervise edusamme väikseid, et seda peate ka märkama. Vot, et ühesõnaga, kui miskit on, andke aega, kui te midagi muudate, andke aega. Ei ole niimoodi, et ruttu ja kiiresti saate kõik omal korda, onju. Et see on ja väga tore on see, aga see on tavaliselt ravim, ibuprofeen on. Et kui te laupäeval pea valutab ja võtate ibuprofeeni, siis on kaks võimalust. Kui te eelmine öö pidutsite, jäta see pidu ära, pea ei valuta enam, onju. Aga kui see mitte peo pärast see pea valutas, vaid millegi muu pärast, ei tea mille pärast, siis te peate lihtsalt midagi muutma oma toitumises või milleski muus elus, et teil seda peavalu või migreeni ei esineks, onju. Et lihtsalt ma olen nii palju neid jällegi neid näinud, neid erinevaid migreenikuid ja kõike, et kuidas nad saavad ilusti inimesed korda jah, ennast, onju. Et kas nüüd päris korda, onju, aga väga palju annab ära teha küll. Aga põhimõtteliselt, et selle pildiga siis saaksime tänase terviseseminari ära lõpetada, kui me oleksime toitumisnõustajad või toitumisterapeudid, sellepärast et väga paljugi räägitakse täpselt sedasama, et näed, et kui me sööme kõike õigesti, onju, et siis ongi igapäevaselt 90 hädavajalikku toitainet saame kätte, onju, 60 mineraali, 60 mineraali, 16 vitamiini, peamised amiinohapped on ju kõik need rasvad ja ongi kõik põhimõtteliselt, et see pilt siis ütleb ja me võime lõpetada, ütleme kevadväsimust mul ei ole, kui me seda pilti täidame. Et täna mõtle oma toidulao peale, kas sa kõik said kätte siit? Kas sa päriselt said toidust kõik need kätte? Kui sa täna oled söönud, kell on 7:30, et täna on sul teoreetiliselt möödas 3 toidukorda, on ju, järelikult sa oled saanud kõik need toitained kätte, kõik värvilised. Mina ei suuda küll ausalt öeldes niimoodi süüa teha, et kõik need asjad kätte saaks. Ja isegi kui suudaks, et me ei saa poest toorainet sellist kätte, et need kõik asjad oleks. Aga kui ma need juba tean eos, et kätte ei saa, siis mis siis on võimalik, kuidas on üldse võimalik meid siis üles ehitada, kui me teame, et meie kõik 37 triljonit rakku vajavad neid kõiki ju teoorias. Arstid ütlevad ka ja toitumisnõustajad, et tervislikust toidust saab kätte ja kõik inimesed räägivad, tervislikust toidust saab kätte, müts maha, andke andeks, et kuidas see võimalik on, mina ei tea, et see on nagu kõike siin kätte saada. Aga siis teeme asja veel lihtsamaks, on ju ka eelmine pilt, on ju, et jagame kõik siis 90 erinevat toitainet, kuidas sobitada menüüsse, on ju, et paneme 50-60% süsivesikut, 10-20% valgud, 25-35% rasvad, on ju, sinna juurde vitamiinid, mineraalid, kas läks lihtsaks? Need tuleks ära jaotada 3 toidukorra vahele, siis veel vahepalad, 35 millilitrit vett ka vahele, on ju. Ei, see on nagu õuduskuubis. Sorry, mina ei saa sellest aru, et see tuleb ikka väga pikalt mõelda selle peale. Natukene lihtsam pilt on järgmine. Ja autodel on ka muidugi hästi lihtne. Võtad hooldusvälp on olemas, on ju, ja läheb punane tuli põlema, vahetad välja midagi. Kui inimesel läheb punane tuli põlema, siis on väga hilja juba tavaliselt, on ju. Või kolesterool juba läheb üles, on ju, see on väga hilja, et tegelikult oleks pidanud juba 5 või 10 aastat ennem selle peale mõtlema hakkama, on ju. Aga see on natukene lihtsam pilt, aga see on ka selline, et noh, et nüüd see on lihtne pilt küll, kui seda järgida, aga fakt on see, et kui me poest ostame vaat neid kõiki asju praegu hetkel on ju talv läbi oleme ostnud, siis toitainete sisaldus neil on täiesti olematu. Et kui see kurk on kasvanud vee sees, veelahuses on ju, kuskil Poolas ja Hispaanias või vahet ei ole, kas või Eestis on ju, et kas seal on need biokeemilised elemendid, mis on päris kurgis sees, on ju? Ei ole. Et me tegelikult proovime, meie samamoodi perega proovime ikkagi ju rohelist ja kõike süüa, aga me ei saa kätte neid toitaineid, on ju. Et tee, mis tahad, et see on väga-väga keeruline seda saada kätte, on ju. Ja see ei loe, et suvel me sööme küll marju küll, on ju, aga me ei saa igapäevaselt neid toitaineid kätte, et see on selline linnalegendid on.
aga mis mulle meeldib nüüd Vahemere toitumise püramiidi juures ja nüüd Eesti toidupüramiidi on ka toodud juurde see alumine rida, vaadake siin, et see et nali, tants ja naer. Et see, kui meenutame nüüd paar slaidi tagasi, on ju, see tervisering ja seal oli see, et see meeleolu on kõige esmatähtsam ja seal tuni ja toitumine ja liikumine, on ju, siis no ongi toidupüramiidi kõige alus on see, et meil on jällegi, me teeme kõik endast oleneva igapäevaselt, et meil on fun olla, et me tegeleme elus, mida me naudime, on ju, meil ei ole stressi ja meil on lähikondsed, kellega jutustada ja olla, on ju. ja siis ehitame sinna peale alles toidu, on ju. et see on nagu kõige olulisem. Aga hakkame siit, lähme jälle järjekordselt natukene spetsiifilisemaks ja räägime, mis on juhtunud meie toidulaua ja rasvadega. Nimelt, rasvad on head, välja arvatud transrasvad. Ja nüüd on juhtunud selline lugu, et siin aastakümnetega on tänu maailma rahvastikule ja siis tegelikult tavalisele lääne ühiskonnale, on ju, me tahame kasumit teenida ja on läinud toidu kasvatamine toidu tootmiseks. Ehk siis on ju, et maad on kormatud, võimalikult palju ühte saaki saadakse ühest kohast, on ju, kasutatakse igasuguseid väetisi, on ju, ja samamoodi loomad ei kasva, vaid loomi toodetakse, on ju. Ja see loomaliha näeb välja nagu päris liha, aga biokeemiline koostis on seal teine, on ju. Näiteks on sellised olulised rasvad on meil nüüd aastatega kaotsi läinud, nagu oomega 6 ja oomega 3, nad on nii-öelda kreeni läinud. Oomega 3 igal pool on puudu ja oomega 6 on nüüd totaalselt üle igal pool. Räägin natukene lähemalt, mis siin on, et nii kasvatuse kalad kui ka looma tootmisest kasutatakse näiteks Eestis väga palju teraviljajõusööta, maisijõusööta, on ju. Et see kõik on näiteks rasvade poolest oomega 6, on ju, välismaal soja põhjal näiteks, on ju. Isegi palmiõli, ma olen kuulnud, antakse siin loomadele, see on kõik oomega 6. Nüüd, mis teeb oomega 6 meil kehas? Oomega 6 tekitab põletikku ja oomega 3 võtab põletikku alla. Vot. See on põletik, see on rakusisene põletik, see ei ole see põletik, mida meil arstid mõõdavad, on ju, verest, vaid see on rakusisene põletik, on ju. See on meil tavaline biokeemiline protsess ja väga hea, et see töötab meil, sellepärast, et kui meil viirus ründab, siis jumala eest, et meil oomega 6 ei oleks, on ju, siis tuleks selline laastamistöö. See on esimene asi, mis reageerib meil näiteks, on ju. Kui on näiteks käsi puruks, on ju, siis tuleb see nii-öelda see põletikuline punane serv selle haava kõrvale. See on ehe näide tegelikult, kuidas see oomega 6 töötab. See on oomega 6, et teeb selle põletiku, on ju. Ja oomega 3 võtab põletiku alla, on ju. Samamoodi kui jala ära lööme, on ju, ja jalg valutab ja muhk on jala peal, on ju, et siis samamoodi oomega 6, oomega 3 võtab selle alla. Nüüd aastatega on juhtunud jah, et meil toidust on tohutult alla võetud see oomega 3 sisaldus ei tasakaalust ära ja oomega 6 on nii palju, et mujal maailmas 1960 kuskil öeldakse, et on see punkt, kus oli murdepunkt Eestis kuskil 1990. Ja mis on siis juhtunud selle arvuga? Eesti Tervise Arengu Instituut soovitab 2 ühele hoida rasvhapet korras meil, et oomega 6 on 2 osa ja oomega 3 on 1 osa. Et siin ongi teadlaste soovitus 3 ühele, ehk see 2 ühele, 3 ühele ongi see optimaalne, mis me peaksime olema nii-öelda kogu elu hoidma kuni raugaeani, et olla terved. Mis sellest siis sõltub? Sellest siis sõltub näiteks see, et meil on nahal mingi kehv kaitsevõime, naha kvaliteet, liigese põletiku, psoriaasid, atoopilised dermatiidid, kõrged vererõhud, Alzheimer, ainevahetuse häired, astmad ja mingid allergiad, erinevad vähivormid tulevad seal, viljakuse probleemid, autoimmuunhaigused ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt need, mis ma nimetasin, neid nimetatakse elustiili haigused, need ei nakku ühelt teisele, vaid need, mis me ise sisse sööme. Teise astme diabeet on ju väga suur probleem näiteks igal pool. Alzheimer kogu aeg tegelikult tuleb lähemale, allapoole. See oli vanasti päris vanurite haigus, nüüd tuleb kogu aeg ettepoole. Et väga palju, kui te isegi Google'isse panete ja guugeldate oomega 6-3 vahekord, et mis infot seal tuleb, panete näiteks, ongi oomega 6-3 ja näiteks Alzheimer, või siis oomega 6-3 või siis asendate oomega 3 selliste terminite nagu EPA ja DHA, et sealt tuleb kohe välja väga palju uuringuid, et
ei saa öelda, et elus musta valget on, olen toonitanud seda siin alguses peale, et ei ole musta valget, on ju, aga üldiselt 95% oleks need igasugused haigused olemata, kui me hoiaksime teatud asjad siin korras. Ehk siis see rakku, see oomega-6-3 põletiku osa, see hoida maas juba ja sellega sa teed omale tervisele väga-väga suure plussi. Et see pilt siin iseloomustabki, et kui oomega-6 on meil liiga palju ja oomega-3 vähe, siis juhtubki niimoodi, et vähenevad ajutalitus. Aju koosneb veel nimelt veest ja rasvast enam-vähem, on ju, ja see rasv koosneb headest rasvadest, ehk siis oomega-3 alamrasvadest näiteks, on ju. Ja kui neid on vähe, siis hakkabki natuke aju klikke üle lööma, on ju, ja läheb lühisesse. Seal on näiteks ongi, et aju, kus meil need nii-öelda need ühendused on, närviühendused, on ju, et mõttemustrid need jooksevad nii-öelda, see oli vist müeliini kihiks nimetati ja see väga paljuski näiteks sellist oomega-3 alamrasvast nagu DHA koosneb, on ju. Kui seda on vähe, on ju, siis ongi, et jooksevad meil, läheb lühisesse sinna aju, on ju, näitlikult, on ju. Et ongi, et südame tegevus, kõik organite vähene töövõime, kõhud kinni, lahti, on ju, liigesed, noh, ütleme, et see pilt olen nagu mina 9 aastat tagasi, on ju. Et ühte, teist ja kolmandat igalt poolt, et mõtlesin küll, et olen terve Eesti mees, aga ikkagi lonkas siit ja sealt, on ju, aga pole hullu, kui me teame eelnevatest piltidest, et ju rakud olid meil ju muutumises ja nad ju poolduvad, on ju, siis tegelikult, kui meil on sellised väetid ja kehvad rakud, siis neid saab ka parandada. Ehk siis ongi, mis on rakutoit? Toitained, õiged toitained. Ehk siis me peame rakkudele andma õiged toitained, et nemad ilusti kasvaks priskeks ja poolduks priskeks, on ju. Kui meil raku ainevahetus on häiritud, ehk küllastanud rasva on liiga palju ja oomega-6-3 on liiga palju, on ju, või tasakaalust väljas, on ju, oomega-6-3 ja küllastanud rasva on liiga palju, siis meil toitained muidu ei pääse siis rakkudesse ja jääkained ei välju. Ehk siis kõige lihtsam näide, nagu väike meie, et me sööme ja käime WC-s, samamoodi rakud võtavad toitaineid sisse, toodab see rakk, mis iganes nahka ta toodab, luud, milleks iganes, ta võtab need temale ainult vaja minevad toitained, toodab siin sul seda vaja minevat seda rakku ja sealt organit, on ju, ja väljutab jääkained, on ju. Ja siis, kui tema aeg on läbi, pooldub ja on jälle uus, on ju. Vot. Ja need kehvad rakud poolduvadki ainult seda kehva ta toodab. Ja kui sa muudad mustrit, siis kui on midagi muuta, siis ajapikku vaikselt tegelikult see hakkab poolduma ja paranema. Sellepärast ongi võimalik, et inimesed, et kui on elus kõik valesti teinud, on teatud hetkel nad paranevad ja on väga vitaalseks veel saavad minna. Aga see on teadlik tegevus ja igapäevane tegevus. Ehk siis me peaksime panema ennast 120 päevaga tasakaalu, on ju. Aga 120 päeva, see on nüüd öeldud siis vere järgi, et vererakud uuenevad 120 päeva, aga see ongi, et kuidas panna siis meid tasakaalu? Vot, see on nüüd suur küsimus ja siin on tegelikult lahendus olemas ja kinnitan, et toimiv lahendus olemas. Selleks vaatame ühe väikse video ära, et see on väga lihtsasti 5 minutit seletab lahti, et kuidas ja siis saame korra edasi arutada. 6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju oomega-6 rasvhappeid, maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega, ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame oomega-3 rasvhappeid? Oomega-3 on asendamatu rasvhappe, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Oomega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt oomega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei, kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt oomega-3. See on ummikseis.
aga oomega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju oomega-6 rasvhappeid ja liiga vähe oomega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on oomega-3 rasvhapete parimad sõbrad. Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad oomega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda, kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita. Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes oomega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad oomega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid oomega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva oomega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Oil Plussi omaette liigasse. Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes. Zinsinu Balance test on meie balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuiv veretest, mis näitab, kas teie praegune oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Oil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 miljon testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja oomega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Zinsino. Ja, ehk siis loo moraal on see, et oomega-3 ei tööta ja korrektselt, vaid oomega-3 peab olema kokku pandud mingisuguse väga tugeva antioksüdandiga ja see, mis ei ole apteegis, tavaliselt on E-vitamiin või E-vitamiin tokoferooliga kokku pandud. See ei toimi. Seda on väga lihtne, et tuleb teha lihtsalt veretest ja vaadata, kas ta toimib või ei toimi sul. Et ära arva, ongi, vaid testi. Ja ongi, et me teeme koostööd ongi sellise laboriga nagu Vitas labor, et kui videos ütleski Zinsino test, see ongi Vitas labori test ja Vitas ongi selline 30-aastase taustaga teaduslabor. Et meie oleme siis üks klient paljudest seal, on ju üks suur klient lihtsalt ja me oleme seal teinud Vitas laboris üle 1 300 000 testi üle maailma. Et suurim maailma terviseuuring on käsil ja meie toode on maailmas enim testitud toode üleüldse. Et me oleme ise nii-öelda meie toote arendus ja kõik on oma testi lõksus, ehk siis me peame niivõrd head toodet tootma, et alati kõigil inimestel läheb test korda. Et me ei saa lihtsalt, et paneme natukene vähem ühte teist ja hoiame raha kokku, on ju. Ei, siis tegelikult veretest ei tööta.
aga kui vaadata minul ajaloolisi vereteste, siis kui ma ütlesin, et me peaksime kõik olema 2:1 tasakaalus kuskil, on ju, siis minu esimene test 2016 aastal oli 15,7:1. Siin on igasuguseid teste, aga ma ütlengi, et Eesti keskmine on 11:1. On ju. Kui me teame, et kõik elustiili haigust hakkab välja kujunema, mille pärast mul olid kõikvõimalikud nii nahaprobleemid, luud, liigesevalud, siis aastas korra oli ikka mingi bronhiit või kopsupõletik, on ju. Sealt see tuleb, on ju, aga Eneli, et mis sulle esimene test oli? Minu esimene test oli 12:1 ja 3 kuuga sain testi 2,6 peale. Väga tubli. Mina siit on näha, vaata, mina ei saanud, on ju, mul läks natuke rohkem aega, ongi, inimesed on personaalsed, on ju. Mait on siin. Mait, mis sulle esimene test oli? Mul oli väga kehva, 21. 21 on tavaliselt, kui ma teen 21 ja edasi, need on tavaliselt sellised muidu mul laste koolikaaslased, aga selles mõttes, et keegi ei pea piinlikkust tundma, mis tal see test on. Tegelikult see näitab seda, et me ju kõik proovime ju toituda normaalselt, aga see on meie masstootmine, mis me teeme, me ostame poest toitu. Ja tegelikult hoida iga aasta testida oma pere näiteks nagu mina, on ju, ja hoida oma rasvhapet korras, siis saab aru, kuidas see on ja sa näed ära, mis kvaliteediga sul oliiviõli kodus on ju, mis tooraine üldse sul teeb, on ju. Aga kui vaadatagi, on ju, et mis see teadusuuringud näitavad, siis ongi, et peaks olema selline 1:1, on inimese nii-öelda biokeemiline oomega-6,3 suhe, on ju. Aga teadusuuringud näitavadki, et tänapäevane läänetoit 15:1 ehk siis Euroopa keskmine ongi sinna 16:1, on ju. Vaata. Ja siis igasugused haigused, on ju, elustiili haigus, kõik hakkavadki välja arenema ja vähilised 4,1 ülespoole, 5,1 ülespoole. Seega osad ütlevad, oi, mul on 7:1 test on ju väga hästi. Ei, see ei ole väga hästi, sellepärast et väga kurb lugu on. Sa oled küll pingutanud, hästi söönud või mingit lisandit ostnud, aga see ei tööta. Kui üldse raha raisata, siis juba mõistlik sellise toimiva lisandi peale, mis toimib, on ju. Ja pärast seminari riputab selle pildi ka sinna üles, on ju, sinna Facebooki üritusele, et kõik saaksid kas või ajutiselt selle külmkapi peale omal panna, et teada, et mis toidud, mis tulem on. Et neist küllastunud rasvad, on ju, et rakuaine vahetus läheb tugevamaks, on ju, toitained ei imendu ja me näiteks võtame kaalust väga palju juurde, näiteks kui me seda liiga palju sööme, on ju. Siis oomega-6 jällegi tekitab põletikku meil liiga palju, kui me seda liiga palju majoneesi või siis masstootmise liha sööme, on ju. Või siis ostame täiesti suvalist muna, ehk siis number 3 templiga muna, on ju, mis on kõige kehvem, on ju. Et kui me tahame reklaami ja hinda osta, siis me vastavalt oma tervisele reageerime sellega, on ju. Et oomega-9 kasulik, see rapsiõli peaks olema, pigem on ta siinpool oomega-6 pool, aga peab rapsiõli silti vaatama, et ta on tavaliselt 50-50, et on oomega-9, oomega-6 näiteks, on ju. Et pöörata tähelepanu, mida te sööte ja infoks, et siin on veel taimsed allikad, aga taimsed allikad, nii palju kui ma teste olen teinud, et need ei tööta, et võib neid taimseid oome-3 süüa küll, aga need ei lähe, ei vii korda. Et kui taimseid oome-3 süüa, siis peaks olema see vetikatest, on ju, kus on EPA ja DHA sees. Et see peab olema kvaliteetne toode ja siis testima, kas ta töötab või ei tööta. Et põhimõtteliselt see pilt, millega te igapäevaselt kokku puutute, on ju, omal iseendal ja oma perekonnas, et see võiks olla olemata. Et see on algjuurpõhjus kõigel, on ju. Aga kas me tahame sellega jätkata, on ju? Et mis iganes, et täpselt nagu ma olen siin korduvalt öelnud, et iga päev täpselt sama tegevust tehes ja kui see on viinud tulemini, siis me peaksime mustrit muutma ja loota, et ma panen, ongi otses mõttes mingisugust kreemi omale peale, on ju, psoriaasile, et see psoriaas läheb ära. No sorry, et ei ole mina seda näinud, aga kui muutes oma vaimset käitumist, on ju, muutes rasvhappeid või midagi muud, siis läheb see asi ära, on ju. Et lubadust loomulikult saa anda, aga enamus juhtudel, on ju.
nii see on. Aga mis siis peaks teisiti tegema veel, on ju, et 120 päeva verinormi saada näiteks, on ju, et siin on minu 9 aastat praktika. Ehk siis ongi, et mitte igasugune omega-3, vaid ongi balance oil, see töötab lihtsalt, on ju. Siin on välja toodud, on ju, meil on erinevaid sorti, et me oleme ma ütlen, et kõige testitum toode üldse, et siin on vegan variant, premium variant, on kapslites variante, igasugu variante, kõigil on üks põhimõte, et nad peaksid tasakaalu meid viima, on ju. Siis on toitainete kompleks, on ju, et tuletage meelde, milline vitamiinide hulk on toitumisnõustajad ütlevad, et mida me peame kõik ära sööma päevas. Müts maha, kes suudab, mina igapäevaselt ja minu lapsed kõik, et kui me võtame näiteks sellist toitainete kompleksi, on ju, et see on siis vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, see on siis tegelikult see retsept, mis siin on, see on doktor Paul Leitoni elutöö ja see matkib päris toitu, et need toimivad vähemalt, on ju. Mis iganes siin sees on, sinna tänna mõni küsib, et miks on seda nii palju või seda naapidi. Tõesti, ei oska öelda, miks see nii on, aga nii ta toimib igastahes. Vahet ei ole, kuidas ta siin sees on, et laitmatult toimib ja kõige lihtsam pilt on hoopis see selle puhul, et siit on näha tegelikult, et mida see sisaldab, kui palju me midagi sööma peame ühes päevas, et saada kokku täpselt see eelmine nimistu, on ju. Vot siin ongi see tervise tagamaa. Kui me iga päev anname kõiki toitained oma kõigile erinevatele rakkudele, on rasvad korras, põletik on maas ja rakkuaine vahetus korras, vaat siis ongi see elu on juba ilusam ja niimoodi vaikselt aasta-aastalt kogu aeg olla. Ja kui me soolestiku tervisest hoolitseme ka, iga päev sööme hapukapsast ilusti, on ju, aasta ringi, on ju, siis võtame igal pool keedukaalikad, kõik kapsad, porgandid, iga päev lapsed ka söövad need kõiki super. Kui seda kõike ei jõua süüa, siis soovitan väga-väga soojalt prebiootikumi juurde võtta. Probiootikumid on need head bakterid, aga probiootikumid söövad meil prebiootikume. Ehk siis ma soovitan väga-väga-väga, et see, kes täna siia kutsus või salvestuse saatis sulle, küsi temalt, et palun, et kas sa saaksid mulle ka anda seda prebiootikumi, et see viib soolestiku korda ja kui soolestiku on korras, on ju, siis on ajutegevus ka korras ja kõik imenduvad. Ehk siis panete tähele, see, mis ma kõik nimetasin, tegelikult ju on taldrikureegel, ehk siis vitamiinid, mineraalid, mis tulevad kõik siit, on ju, kiudained, prebiootikumid, on ju, tulevad siit, on ju, ja kõik see lihaline või kala või rasvade pool, on ju, tuleb näiteks oliiviõli kõik siit, et põhimõtteliselt on taldrikureegel, mida me igapäevaselt võtamegi, on ju, aga lihtsalt me võtame seda lihtsalt juurde, et kui poes meil võetakse kõik masstootmisega, võetakse kõik meil toidust välja, siis me peame andma kuidagi see tagasi. Ja see ongi, et ostan 1-2 eurot päevas, ostan asjad omale juurde tagasi ja see on, mis teha, tänapäevane toitumine, meil ei ole mitte midagi teha, nuta või naera, et me võime kiruda keda tahes siin, on ju, aga see on paratamatult ja siis on valida lihtsalt, et kas me võtame siis toimivaid lahendusi või me vingerdame, võtame mingi täiesti suvalisi kuskil telefonimüügist mingeid asju, mis ei toimi lihtsalt, on ju, või teevad isegi hullemaks asju, on ju. Et oluline ongi, et põletik alla, rakkuaine vahetus korda, siis kõik vitamiinid, mineraalid, fütotoitained igapäevaselt peale ka suvel, on ju, ja soolestik ka terves, see on juba enamus tehtud. On loomulikult igasugused muid trikke ka teha, aga see on nagu see põhiline teema. Et igasugu asju võib siin selles mõttes teha, et kui ma vahepeal ka siin näiteks joon, see ei ole Fanta, on ju, et näiteks on kurkumiin piperiiniga. Et tänane oli lihtsalt joomata, siin on tegelikult väga maitsev on ja see on ka omakorda antioksudant, et vot see ongi, et siin saab tervisega veel igasugu häkke teha ja tegelikult need mingid toitained juurde panna, aga see, mis oli põhiline, et õli on punkt 1 alati ja siis vitamiinid peale, on ju, ja vitamiinid hakkab paremini imenduma ka toidust, on ju, et tee endale alati see teene, et 1, 2, 3 ABC niikuinii ja siis võid igasuguseid muid asju juurde võtta, et kes võtab siin rauda, kes võtab magneesiumi, D-vitamiini ka niikuinii peab juurde võtma, on ju. Aga kas on nüüd küsimusi näiteks tekkinud? Meil on chatis küsimusi, Tanel. Vaatangi, ma ei näe siin. Nii, võtame, et siin on küsitud Fjord Strong Omega-3. Nii, peaks olema sama hea kui teie pakutud. Ei tea, ei oska öelda, et mis seal nüüd sees on, et asi on selles, et EPA ja TH, et sa peaksid päevas saama kokku tavaliselt EPA-t ja TH-t olen, mis test näitab, et saama kuskil 2500 milligrammi, on ju. Et siit ta enam-vähem nii päris kokku ei tule, aga küll võib-olla siin peaks rohkem seda võtma, on ju. Aga
nagu see video oli ja kus see loo moraal on, et seda toodet peab testima. Me ei vaidle kellegiga, kas töötab või ei tööta. Tee test ja vaata, kas toimib, on ju. Aga oluline võti on alati toote juures antioksüdant. Kala on selline asi, mis rääsub hästi kergesti. Et ütleme, et paned laua peale, läheb haisema. Ehk siis rääsub, kõige lihtsamalt öeldes. Alati on, näiteks miks on kapslites tooted? Sellepärast on kapsel, et see on kapsel on ka siis oksüdeerumisest aitab. Ehk siis ta ei saa ligi see hapnik. Nii kui hapnik kokku puutub, hakkab rääsumine pihta. Nüüd peab seal tootes olema väga tugev antioksüdant. Ma ei tea, mis selles on ju, aga ma loodan väga, et ju seal ikka on E-vitamiin sees, tavaliselt on. Noh, see on nagu 99% on neil see E-vitamiin sees, on ju. Et hull lugu on see, kui antioksüdant üldse ei ole. Osad on, siis see toode palun visake kohe ära. Ma ei tea, kas ratsite kassile koerale anda, on ju, aga põhimõtteliselt, kui antioksüdant üldse ei ole, visake ära, sellepärast ta tekitab põletikku. Ta läheb maohappelisse keskkonda, on ju, ja sealt soolestikku ja sealt soolestikus tegelikult on rääsunud juba. Ja mis on rääsunud õli teeb, ta omega 6 ja tekitab põletikku. Ja sa võtad omega 3 omast arust, on ju, aga see tekitab põletikku. Ja müügil on sellised tooted, mis teevad nii. Ma olen testinud neid, on ju, inimesed ostavad neid, hästi odavad on need ja test näitab tagurpidi, et inimesel on põletik kõvasti üles tõusnud, on ju, et see on nagu hull lugu. Et kindlasti antioksüdant peab olema tootes juures, aga vaadake, katsetage, tehke testi. Ega siin ei ole midagi muud ju. Et oluline on teha enne tarbimistest ja peale tarbimistest ja vaatab, mis see siis näitab. Ja siin, Lea, sa küsid, et kas see õli on sobilik veganitele, allergikutele, gluteenitalumatuse inimestele. Allergikud peavadki võtma seda toodet. See on kohustus. Sellepärast nad suure tõenäosusega lubada ei tohi, aga saavad allergiast lahti võib-olla. Igasuguse heinanohud, kassiallergiad, asjad. Mul tuttava lapsel 3 nädalaga sai kassiallergiast näiteks, on ju. Siis tšintšilla allergiast, on ju. Et gluteenitalumatus, et asi on selles, et peabki võtma, et soolestik gluteenitalumatusega õli niikuinii, aga kindlasti siin on biootik ka. Aga siis veganitele, balance oil ei ole sobilik veganitele, aga selleks on veganõli vajalik, et ma ei näidanud kõiki tooteid, et ma korra siit näitan seda pilti. Veganõli on siin näiteks olemas. See on tehtud vetikatest ja me kasvatame seal tehas on eraldi torudes, kasvatatakse vetikatest ja vetikatest võetakse see EPA ja DHA välja, mis kalad söövad ja sealt see tulebki see kaladele, on ju. Et see on vegan toode, vot. Kas on veel küsimusi? Ka suuliselt? Mul on selline küsimus, et kuidas sa kommenteerid sellist omega 3 toodet, kus on ka omega 6 sees? Jah, see on raske küsimus. Et kui seal on omega 6 sees sellepärast, et ta on mingi antioksüdant või ma ei tea, mis asi ta on, et ta tasakaalustanud veganitel näiteks, et ta on võib-olla kuute puudu või midagi taolist. Aga kui see on täiesti tavaline apteegitoode, ei ole mingi nišitoode, apteegitoode või võib mujal ka olla, kus on niimoodi kirjas, et 3, 6, 9, 7, ma ei tea, kõik asjad, seal on suurelt veel E-vitamiin ja kõik kirjas, on ju. Et see on viska ühega teist. Et asi on selles, et miks me peame omega 6 juurde võtma, kui me teame, meil tavaliselt me saame ülekülluse toidust igalt poolt. On juhuseid, kus inimene saab seda vähe, aga mis mõttega me üldse teda siis võtame, kui näiteks ma olen väga paljus toodetes näinud näiteks 10 ühikut on omega 6 sees ja 10 ühikut on omega 3 sees. Järelikult, kui me teame, et omega 6, 3 peaks olema 2 ühele näiteks, on ju, ja kui me need võtame need nagu tasakaalustasse, ma ei jaga lahti, mis see toodete mõte on. Ma arvan, et see on selline reklaamitrikk pigem on, et ma ei ole kunagi testides näinud, et need korda läheks. Ja infoks, et need testid on meil anonüümsed, on ju. Et see võib-olla mainimata, et anonüümsed on need testid, et mis iganes tooteid või toitu saab see testida. Aitäh küsimusest, hea küsimus. Kas on äkki kellelgi veel või on eraldi, alati saab selles mõttes küsimusi küsida, aga kindlasti, kes sind siia kutsus või kes sulle selle video saatis pärast, et küsida nendelt siis veel tausta.
ja tooted on meil natukene rohkem, kui siin täna kuvatud on ju, aga ma ütlengi, et kõige põhilisemad on kõige lihtsam, et hakata kuskilt minema ja on omega-3, on ju see balance oil ehk siis see solvav on öelda selle omega-3, et see on tasakaaluõli on ju, et niipidi, et see on tasakaalustab kõik rasvad, et see on nagu point asja sees. Vitamiini, mineraalid, fütotoitained ja prebiootikumid. Ajukeemia jaoks ja hea une jaoks veel safranitoode on väga hea ja nii edasi. Aga kui rohkem siis küsimusi ei ole, et siis läheme õhtule ja kui ilusti salvestus õnnestub, et siis saab inimestele saata ka ja kui kellelgi on näiteks vaja neid slaide, et siis ma võin slaide ka saata loomulikult. Et andke vaid märku, kes teid siia kutsus, on ju, et kes kellegi sõber on ja saab, on ju. Ja muul juhul, et kui vaja, siis aitan testi seletamisega, mis iganes on vaja. Et olen nõu ja jõuga abiks teile kõigile. Aitäh, Tanel! Aga aitäh, oli tore teiega, on ju. Aga kuuleme-näeme. Nägemist! nägemist, aitäh!